Tere kõigile! Aeg on nüüd sealmaal, et saame alustada Remato detsembrikuu webinariga. Mul on väga hea meel, et nüüd väga kiirel pühade perioodil on ikkagi väga paljud leidnud aega, et meid ära kuulata ja loodetavasti saada siis digitaalset ohutuskoolitust teemadel natuke targemaks. Webinari salvestame, et ei tasu muretseda, kui midagi jääb võib-olla praegu kahe silma vahele, saadame info edasi ka kõigile lingiga. Küsimusi saab küsida lõpus, aga jooksvalt siin, kui tekib mingeid mõtteid, siis kindlasti siin Google Meeti all on üks väike jutumulli nupp ja sinna all paremas nurgas sealt saad küsida jooksvalt ka küsimusi, millele me siis lõpus vastame. Ranno kindlasti hoiab silma peal, modereerib kogu seda protsessi siin ja võime ilmselt edasi liikuda. Üldse nüüd siis, vabandust, kõigepealt mina olen Sigrid Luiga, kes veel ei ole mind näinud. Töötan Rematos, tegelen digiehituse ja kasutajatoe teemadega ning kes veel ei ole Rematoga kokku puutunud, siis me oleme see kuulus ehitusettevõtte registreerimise tarkvara, millega siis nüüd Maksuameti nõudeid täita ja millele me siis oleme juurde lisamas uuest aastast ohutuskoolituste moodulit. Niisiis, kohe ütlen ära, et see webinar ei ole pikk, on kiire pühade periood, kõigil on vaja asju teha. Kestab umbes 30 minutit, sõltuvalt siis küsimustest-vastustest. Räägime siis põgusalt lahenduse ülesehitusest, mis tuleb juurde, mida saab teha, kuidas saate oma elu kergemaks teha ja miks üldse hea ja kasulik võiks olla. Miks me üldse hakkasime seda ohutuskoolituste teemat lahendama, kuna paljud juba teavad, et EMTA nõude järgi peab nagunii registreerima objektil inimesi, siis see töövõtuahel on peatöötajatel nagunii juba olemas. Ja siis selleks, et nüüd üks loogiline samm sinna juurde lisada, et ohutuskoolitusi peab vastavalt Tööinspektsiooni nõuetele nagunii platsidel tegema, siis leidsime, et on mõistlik see probleem ka ära lahendada, kuna siin on palju erinevaid aspekte, mis peatöötajate jaoks on praegu üsna sellised tülikad, et see on objekti meeskonna jaoks väga ajamahukas ettevõtmine, on väga keeruline või võib-olla mõnikord alltöövõtjatele selgeks teha, et tule soekust läbi, anna allkiri mu kaustikusse, puudub ka väga hea ülevaade, et sul on küll teada, kes objektil käivad, aga tegelikult sa võib-olla alati ei tea, kui sul on 1000 inimest objektil, sa alati ei tea, kellel on siis need allkirjad antud, kellel on andmata. Ning jällegi, et kui on palju inimesi, siis keelebarjäär eri rahvustest töötajad on väga selline aktuaalne teema. Nüüd üks suur asi tööohutuse juures on ka see, et töömaa ei ole staatiline, see on dünaamiline, pidevalt ajas muutuv. Kui info muutub, siis tihtipeale eriti suurel objektil on selle info edastamine suhteliselt keeruline, et olla kindel, et kõik töölised selle info kätte saavad. See on kindlasti üks asi, mis meil oli hingel ja tahtsime ära lahendada ning tööohutuse üks osa on ka tegelikult pädevuste olemasolu kontroll, eriti just mingid ohtlikud ja vastutusrikkad tööd. See ei puuduta siis niivõrd ainult tööohutust rangelt, vaid üldist ehitustööde kvaliteetiga, et kas inimesel on olemas tuletööde kaart, kas tal on olemas keevitaja paberid ja nii edasi. Et kui sul on juba see täiuslik nimekiri olemas, et miks mitte siis omada infot ja kontrolli selle aspekti üle ka. Mis siis Rematos uut tuleb uuest aastast? Et ohutuskoolitus on siis täiesti uus lisamoodul Remato töömaa halduse juurde ja muudame ohutuskoolitused digitaalseks. Ehk siis see ilmtingimata ei tähenda seda, et nüüd kõik kohapeal juhendamised võib nagu aknast välja visata
seda saab ka endiselt teha, aga tegelikult lõviosa juhendamisi saab ära teha juba digitaalselt enne objektile jõudmist. Sealhulgas saab needsamad materjalid, mis teil võib-olla juba täna on mitmel juhul erinevates keeltes olemas, te saate need panna erinevatesse keeltesse. Inimene saab siis valida sealt juba vastavalt oma keelele õiged materjalid ja tõlked. Ning saab teadmisi kontrollida, kas inimene päriselt luges materjalid läbi, et on selline automaatne test selle jaoks, et saad soovi korral selle juurde lisada ning juhendamiste läbimise allkirjad ei ole siis enam kaustikus, vaid seda sa saad näha siis Remato töövõtuahelas, saab inimene teha seda oma telefonis, saab teha ükskõik mis seadmes, et on kõik sellised põhilised allkirja vormid olemas. Ja teie näete seda, et kuna nad seda teevad, kas neil on tegemata ja nii edasi. Nüüd üks väga põnev ja uus funktsioon on töötajate kvalifikatsioonid ning selleks õnnestus meil isegi saada liidestus kutseregistriga, mis tähendab seda, et kui täna tõepoolest sul on võimalik minna kutseregistri lehele, sealt panna sisse inimese nimi, võib-olla isikukood ja sa saad nii-öelda kutseandmed kätte, siis tegelikult ju objektil on mul vaja, et see info tuleks võib-olla mõnel juhul automaatselt. Et meil on liidestus kutseregistriga olemas, kvalifikatsioone saab ka ise lisada, näiteks mingid koolitused, mida kutseregistrist ei tule, ongi seesama tuletööde kaart ja muud sellised koolitused, et neid kõik saab ise juurde lisada. Ning info vahendamiseks on siis interaktiivne infotahvel, mis jagab siis kõiki uusi andmeid kõikide töömaal viibijatega. Nüüd, kuidas see seadistamine siis käib, et ei tasu karta, et see ei ole mingi väga keeruline protsess, kõik on väga ilusti lahti seletatud, on ilusad dialoogiaknad, kõik seletatakse ära, et tegelikult enamus peatöövõtjatel on nagunii olemas juba omad tööohutusmaterjalid. Need saab sinna üles laadida ja see seadistamine on siis seal seadete töölaua nii-öelda riba osas, kus on uus sektsioon tööohutuskoolitused. Et saate valida lähtekeele, mis on siis aluseks nagu põhiline tööohutuskoolituste keel ja saab sealt edasi liikuda ja kõik need failid üles laadida, mis teil vaja on. Nagu enne juba mainisin põgusalt, siis tööohutuskoolitusi saabki väga erinevatesse keeltesse panna. Saab näiteks kas või automaattõlgetega ise ka need materjalid luua Google'i abil, aga saab iga keele jaoks siia panna eraldi materjalid, et ei tekiks olukorda, et mingi tööline, kes on kuskilt Ukrainast, ei saa aru eestikeelsest materjalist, et seal võib tekkida mingi tõrge, et see on võimalik siis likvideerida. Saate neid materjale hallata, saab üles laadida kõiksugu Office'i faile, PowerPointid, Wordi failid, Exceli failid, saab lisada ka videofaile, PDF-e, et failide valik on võrdlemisi rikkalik siin ja teie ise otsustate, et tegelikult seesama kaustik, mis teil on välja prinditud võib-olla seal soojakus, need slaidid või siis need slaidid, mida te näitate soojakus, neid saab siis siia üles laadida, inimene saab nendega tutvuda ning selle alusel siis selle koolituse läbida. Ja kui ütleme seda tööohutuskoolituse materjalide seda sorteerimist ja valikut, et sa saad seda nii rahulikult teha, kui soovid, et sellega kiiret ei ole. Kui sa oled kõik materjalid üles laadinud nendes keeltes, mis sa soovid, siis lihtsalt aktiveerid selle ja siis kogu see protsess lähebki käima. Igaks juhuks mainin ära, et kuna objektidel tihtipeale ongi koolitused erinevad töötajatele ja siis külalistele, siis on võimalik lisada külalistele ka erinev materjal. Et külalistele tihtipeale on see sisu natuke napim, neil ei ole võib-olla nii palju mingi tellingutel turnimisest vaja rääkida, pigem lihtsalt, et hoia objektijuhi sabast kinni ja sellised üldised viisakusreeglid, et saab külalistele eraldi materjali panna.
Kui külalistel ei ole eraldi materjale üles laetud, siis nad saavad täpselt selle sama koolituse, mis kõik teised. Ja kõiki neid materjale on võimalik enne aktiveerimist muuta, saab ka hiljem muuta. Nüüd tööohutuskoolituse aktiveerimise järel on hunnik igasuguseid selliseid valikuid, mida te saate siis valida, et kuidas te soovite selle koolituse käima panna. Näiteks siin ongi esimene asi kindlasti allkirjastamisviisid, et kui tugevaid allkirju te siin üldse aktsepteerite, on siis kõik sellised populaarsed Eestis allkirjastamise viisid, nagu Smart-ID, mobiil-ID, ID-kaart on valikus ja saab ka sõrmeallkirja lisada. Et see on see klassikaline, nagu politsei peab kinni ja siis annad sinna telefonile lihtsalt selle allkirja või kullerile sõrmeallkirja. Ja nüüd see sama teema, et ma võib-olla tihtipeale ei tahagi, et objektile inimene saaks enne sisse väravast, kui ta on selle ohutuskoolituse läbinud. Et mina kui peatöötaja tahangi oma nahka kaitsta, et nagu ei tekiks sellist olukorda üldse, et objektil on keegi, kes ei tohiks seal olla, et ta ei ole läbinud seda koolitust. Ja siis ongi võimalik panna siit seadetest kohe, et automaatselt saab lubatud töömaale pääsuõiguse alles siis, kui inimene on selle koolituse läbinud. Saab ka kasutada neid varasemalt kasutusel olnud staatuseid, et automaatselt vahet ei ole, kes tuleb, kõik saavad objektile sisse või siis, et peatöötaja administraator ise käsitsi siis valib, et kellele ta selle loa annab. Aga ma arvan, et see ohutuskoolituste läbimine ongi nagu väga suur selline aha-moment, et tegelikult see on üks oluline kontroll, mida peatöötaja teeb nagunii tänasel päeval. Nii. Kuidas siis inimesi teavitatakse, on kas e-maili või SMS-i teel. Vastavalt siis sellele, kuidas neil töövõtuahelas on see info sisestatud. Ja kui näiteks tal ei ole kontaktandmeid, saab alltöötaja esindajale saata sellise edasi jagatava lingi, mida ta siis oma meestele saab seal edasi anda. Aga et üldiselt, kui inimestel on kontaktinfo töövõtuahelas olemas, siis nad saavad need sõnumid ja teated kõik automaatselt või siis telefonirakendusse. Nüüd rääkisin ka kontrollküsimustest, et see tänapäeval väga populaarne tehisintellekt aitab siin hädast välja, et teie enda materjalide põhjal koostatakse siis 3 sellist kontrollküsimust ja sa saad selle sisse lülitada, kui koolitus on aktiveeritud. Et saad siis valida, et kas niisama tahan teada, et kas ta nagu on infost õigesti aru saanud, et küsimustele tuleb vastata õigesti või lihtsalt tahad, et nagu ta kinnistaks selle materjali, ta vaatab selle läbi, aga vastused ei pea õiged olema. Teie enda valik ja saab siis sellega natuke jälle lisada juurde selle kontrolli, et kas ta päriselt tõesti nagu luges selle materjali läbi või lihtsalt skippis, et lähme ruttu edasi. Et see on selline lisa jälle kontroll. Nüüd, kuidas see asi siis töövõtuahelas välja näeb või kuidas see Rematos välja näeb, et mis siis muutub, et kuidas ma üldse näen, kuidas keegi on nagu mingeid kontrolle siin teinud ja tööohutuskoolitusi läbinud. Tekib uus tulp tööohutuskoolitused ja nüüd ongi, et nagu enne siin juba põgusalt sai korraks mainitud, et on võimalik seadistada, et kui ohutuskoolitus on läbitud, siis lubatud töömaale staatus muutub ka roheliseks, et ta saab väravast läbi. Et tööohutuskoolituse staatused siin interaktiivselt kogu aeg ajas muutuvad. Sa näed, et mis seisus siin keegi omadega on, saad talle teha väikese noomituse, kui tal on see ikka läbimata või kontrollida, mis teda takistab, aga tekib selline väga konkreetne ülevaade, mis seisus keegi on. Ja ma arvan, et see on peatöötaja jaoks juba väga oluline info, eriti näiteks Tööinspektsiooni kontrolli ajal. Nüüd andmeid saab vaadata ka siit töövõtuahelast, kui sa tahad täpsemalt vaadata, et mis tal on siin tehtud. Näiteks, kui mul on siin allkirja ootel üks härrasmees ja ta tegelikult on mul siin samas soojakus kõrval ja ta on selle allkirja
valmis mulle andma sinna, et ta on selle materjali läbinud, ma olen teda koolitanud, siis ma saan näiteks objektijuhina telefonist lihtsalt lasta tal selle näpuallkirja sinna visata või kui ta on selle paberile andnud, ma märgin ära siit teadvõtjana, et ta on teinud selle allkirja paberil ja saan isegi tõestusmaterjali üles laadida siia sellest samast paberist. Et siit näen kõige kiiremini, et mida siis teha või kui ta ütleb, et tema ei ole elu sees seda linki näinud ega saanud, saad talle kohe selle lingiga saata uuesti. Ja kui mul on allkirjastatud see asi, siis jällegi, et ma näen seda allkirja tüüpi, millega inimene on allkirjastanud, seda kõike, et lihtsalt lähed, avad selle inimese profiili töövõtuahelas, klõpsed inimese nime peale, lähed tööohutuskoolituste alla, sealt kõik see info kuvatakse ilusti välja. Nüüd, kui ma tahan tervet paberit, siis märkida allkirjastatuks, et mul on, ütleme, et võtame Remato tööohutuskoolitused kasutusele keset objekti, mul on juba pool kaustikutäit neid nimesid ja allkirju seal olemas, siis seda saab muuta massmuutmisega. Panen linnukesed ette kõikidele nimedele, kes seal paberi peal on, märgin ohutuskoolituse allkirjastatuks või kui mul oli võib-olla mõni seltsimees, kes allkirjastas ära, aga rikkus mingeid reegleid, ma soovin tal uuesti selle ohutuskoolituse läbida, siis saan vastupidist ka teha, et märkida selle mitte läbituks, et ta peab selle uuesti tegema. Aga massmuutmiste vaatest saab siis lisaks läbipääsureeglitele ja mobiilirakenduse kasutamisele edaspidi märkida siis ohutuskoolitusi ka. Ja siit saabki siis selle paberi ka üles laadida, et ma teen pildi sellest paberist, kus on need allkirjad peal ja reaalselt, et ma siis avan selle profiili vaate, allkirjad, ma näen seda tõestusmaterjali ka seal kõrval juures. Ma saan selle sinna üles laadida. Kuidas ma siis nagu hulgi näen, mis allkirjade seis on objektil, et tekib aruannetel uus tüüp, ohutuskoolituste aruanne. Seda on võimalik eksportida Excelisse koos digiallkirjade konteineritega. Et objekti lõpus näiteks tahadki kogu selle digitaalse kaustiku siis nii-öelda panna oma SharePointi kausta, siis selle saad kõik ilusti lõpuks alla laadida. Ja siit saad ükshaaval vaadata ka, näiteks ongi, et kui mul on mingi allkiri paberil, saan siit ilusti lahti võtta, et milline see välja näeb, kas ta ikka on seal. Ja siit ma näen täpselt ka, et kuna keegi midagi tegi, et info on kogu aeg reaalajas olemas Rematos. Nüüd koolitused mobiilirakenduses näevad võrdlemisi sarnaselt välja nagu veebilehel töötaja jaoks. Tema lihtsalt saab kas SMS-i, meili või Remato mobiilirakenduse teavitusega teate. Siin on sul see koolitus, sa oled lisatud sellele objektile, palun tee see ära. Ta avab selle, hakkab pihta, vaatab oma slaidid või mingid muud materjalid järjest ära, videod ja liigub edasi siis allkirjastama. Valib oma siit meetodi ja saab siis allkirjastada. Näpuallkirja puhul saab siis nii-öelda allkirja juriidilise tugevuse huvides lisada ka SMS-koodi, et sellega saab siis tuvastada isikusamasuse. Et see natuke lisab sellist allkirja tugevust juurde. Nüüd objekti info, mis siis uueneb pidevalt, seda on võimalik inimestele edasi anda uue objekti infotahvli kaudu. Tekib töölauale siis uus selline vidin, infotahvel. Sealt saab lisada postitusi, nagu teed kuskile Facebooki, X-i, Instagrami, et saad sinna lisada seda infot. Ja see info läheb siis edasi kõikidele töölistele, kes kasutavad äppi, nemad saavad äppis selle info kätte, kellel ei ole seda, saab SMS-i või meiliga mingi teavituse ja saate ise kontrollida ka, et kui palju te tahate kedagi spämmida, et kas te tahate neid teavitusi üldse saata või lihtsalt usaldate, et nad ise kontrollivad seda lehte seal. Saan siia lõputu arvu neid postitusi teha, saan nende järjekorda muuta, saan ka vanad postitused ära kustutada siit
Ja kuidas see siis välja näeb täpsemalt? Ongi lihtsalt panen sisu sisse, panen võib-olla mõne pildi ka, saadan võib-olla teavitused töötajatele, kui ma ei soovi neid spämmida, siis ei teavita ja tekib siis selline eraldi objekti infotahvli veebileht. Saate seda linki kõigiga jagada, saate ise seda kontrollida ja see on väga kasulik ka näiteks sellise olmelise igapäevase info edastamiseks. A la ongi, et sarikapidu, nurgakivi, mis iganes, mingi töömaaplaani muudatus, mingi korrale kutsumine, et te saate selle info väga kiiresti kõigile edasi saata ja saate ka viidata, et palun jälgige seda infot, mis on seal kirjas. Et praegu nagu kogu see info väga paljudel juhtudel on suusõnalisel teel ja kui me räägime nüüd suurtest objektidest, kus töömaad on tõesti väga mahukad, inimesi on väga palju, siis see kommunikatsioon kahjuks ei ole väga efektiivne. Et sellisel juhul ma arvan, see objekti infotahvel on väga tänuväärt uuendus. Ja kuidas see siis töötajale ilmub Remato äppi? Töötaja siis on oma registreerimise vaates ja sinna registreerimise vaatesse talle tekibki alati viimane postitus, et ta näeb alati seda viimase postituse lühikirjeldust ning tal on seal infotahvli nupp juures. Et ta saab alati sinna minna, kontrollida mingeid vanu asju ka, et see info on kogu aeg tal silme ees ja tema näeb seda samamoodi sellise veebilehena, kus on lihtsalt postitused järjest nii, nagu teie need seadistate. Mis nüüd väga kindlasti põnev on, ma arvan, kelle jaoks on, kelle jaoks ei ole, aga töötajate kvalifikatsioonid on kindlasti asi, millega võiks rohkem tegeleda ehitusobjektidel, aga see on natuke selline vaeslaps, et tegeletakse võib-olla väga oluliste asjadega, aga see on selline viimane kontroll, mida tehakse, et väga hea oleks, kui see ju tuleb automaatselt, et objekti lõpus ma ei pea ehku peal otsima mingeid keevitaja pabereid, vaid et need oleks mul kohe Rematos nähtaval, enne kui mingi härra läheb midagi keevitama. Et see info siis hakkab olema samamoodi siin tööohutuse mooduliga koos kvalifikatsioonide tulbana töövõtuahelas. Ja siit tuleb siis info ka kutseregistrist automaatselt, et kõik mingid insenerikutsed, siin on kõikvõimalikult taristuehitusel vajalikud mingid raudteetöölise kutsed ja nii edasi. Et see kindlasti kergendab võib-olla objektijuhi tööd mõnel juhul, kui teil on vaja mingeid vastutusrikkaid kvalifikatsioone kontrollida, et siis sa näed ära ka, kui mingi oluline kvalifikatsioon hakkab aeguma. Et lihtsalt on teist värvi, saad inimesele võib-olla mingi märkuse teha, et palun mine uuenda see paber ära. Ja samamoodi saab ise ka neid lisada juurde. Et siis, kui ma avan sealt selle inimese profiili töövõtuahelas, siis ongi, et ma saan seda kutset vaadata, näiteks kutseregistrist, mis kutse talle on üldse väljastatud ning lisada ka ise mingi kvalifikatsiooni või koolituse juurde, näiteks midagi, mis ei ole kutseregistris. Et see info on universaalne, et siin võib-olla peaks lihtsalt tähele panema, et kui sina lisad selle info sinna süsteemi, siis näevad seda kõik peatöövõtjad, et kui alltöövõtja administraator näiteks lisab oma töötajale kvalifikatsiooni, siis ta võiks olla teadlik sellest, et see info on siis kõigile nähtav, kuna see ilmselt on kõigi jaoks nagunii aktuaalne ja oluline. Ja nüüd me oleme jõudnud tegelikult lõppu ja selle osa juurde, mida kõik tahavad kindlasti alati teada esimesena tegelikult, mitte viimasena, on see, et palju see asi maksab. Maksab 30 € kuus, hind on ühe objekti kohta ja see lisandub siis Remato töömaa haldusele. Selle eest saab siis kogu selle muusika, mis näidatud. Siin on võimalik palju sellist komplekssust ise ka üles ehitada, kuidas soovite. Ja selle eest saab siis selle lisamooduli endale juurde panna. Ning ma arvan, et eriti nüüd, kui me räägime suurtest objektidest ja sellistest vastutusrikastest objektidest, siis me kindlasti saame selle tööohutusmooduliga objekti personali aega kokku hoida.
Ja nüüd, kui jaanuari lõpuks annate teada, et kui teil on mõni objekt, kus Remato tööohutuse moodul võiks olla väga kasulik ja tahaksite seda proovida, siis selle esimese kuu anname teile tasuta. Lihtsalt andke jaanuari jooksul teada, kuhu me selle võiksime panna ja saame siis teile anda selle võimaluse seda oma käega läbi proovida, katsetada, vaadata. Ootame kindlasti väga hea meelega ka teiepoolset tagasisidet ning loodame, et see kindlasti tõstab kõigi efektiivsust tulevikus. Nüüd on käes küsimuste-vastuste aeg. Võite anda julgelt teada, mis mõtted teil on. Juba on esimesi küsimusi seal teksti kujul. Siin Tiit küsis, et kas seda kõike saab teha ka alltöövõtja esindaja. Kõiki tegevusi ei saa, aga enda töötajate infot saab küll, näiteks kvalifikatsioone saab lisada, aga tööohutuskoolituste läbimist ikkagi kontrollib peatöövõtja esindaja. Et kuna peatöövõtja vastutab ikkagi objekti juhendamiste eest ise, siis seal on ikkagi peatöövõtja kõrvane käsi ülemuslik. Aga alltöövõtja esindaja saab need materjalid edasi saata oma töötajatele. Et ta saab emailile ka sellise üldise lingi, kui ei ole alltöövõtja töötajate kontakte töövõtuahelas näiteks. Aga siinkohal tuleks eristada siis seda tööohutusplaani, justkui objekti tööohutusplaani, mida praegu siis Sigrid näitas, ja seda alltöövõtja ettevõtte sisest tööohutuskoolitamist ja siis sellist tööohutuskava, mis siis alltöövõtja kokku peab materjalidega panema. Et sinna me ilmselt jõuame teises faasis, et plaanime ka lahendada seda osa, et kui alltöövõtja peab enda töölõigule vastavalt mingeid materjale teile saatma ja allkirju koguma enda ettevõtte siseselt või siis peatöövõtja ise enda töötajate kohta. Et seda siin praegu selles funktsionaalsuses ei ole, aga tegeleme sellega. Mihkel küsib, et kas videosalvestust on võimalik kuskilt näha. On küll, Ranno kunnib pärast teile lingi, saadame ilusti kõigile selle salvestuse edasi. Ei tasu muretseda, kui esimesest otsast jäi midagi kuulmata. Tiidul on teine küsimus ka, et kas infole pääseb ligi ka näiteks Maksuamet või Tööinspektsioon? Ei pääse. See on teie info, see on peatöövõtja info ja sellele pääseb ligi ainult siis, kui te ise selle ligipääsu annate, täpselt nagu töömaahaldusega, et töömaahalduses me küll raporteerime selle info seadusest tulenevalt Maksuametile nii-öelda nagu vastava aruandega, aga tegelikult Remato sisule ja Remato andmetele nad ju ligi ei pääse. Et sama on selle tööohutuse andmestikuga, sellele keegi ligi ei pääse, kui te ise seda ligipääsu ei anna. Kas on veel küsimusi? Võib julgelt käe tõsta ja küsida häälega ka. Kui kõigil on hääled ära külmetatud. Võib lisaks küsimustele anda ka tagasisidet. Meil alati rõõm kuulda. Kui on mingeid mõtteid, et kindlasti rõhutan, et siin selle poole tunni jooksul, et väga kontsentreeritult sai selline põhifunktsionaalsus läbi käidud, aga kindlasti on siin rohkem sellist nüansirikkust, et kui teil on mingid spetsiifilised ettevõtte spetsiifilised vajadused, siis kindlasti tasuks need esile tuua, et me saame kindlasti selgitada, et kuidas mingeid asju lahendada. Ma annan veel mõttehetke, äkki Ranno lisab veel mõned kommentaarid.
võib-olla seda, et me arendustega seisma ei jää, et sellesama nii-öelda paketi otsa on meil plaanis, on meil plaanis veel palju huvitavat, mis objektimeeskonnale sellist läbipaistvust lisaksid, suurendaksid, et ühe näitena näiteks maksuvõlgade reaalajas info, et sul on töövõtuahelas kohe näha, kui kellelgi peaks tekkima maksuvõlg, on punaselt alltöövõtja näha, et sinna saab palju huvitavat, mida on siis küsitud peatöövõtjad selle teema raames, et mida veel saaks. Ja üks hästi sagedasti, me siin tegime ka selliseid privaatseid nii-öelda webinare või demosid, siis üks sage küsimus oli see, kas neid kontrollküsimusi materjalide pealt saab ka ise luua, et see funktsionaalsus ka tuleb. Et täna on küll see, et tehisintellekt koostab need küsimused ja kuvab neid, aga tuleb kindlasti see, et te saate ise oma materjalidele lasta kõigepealt näiteks tehisintellektil mingi hunniku küsimusi ära koostada ja siis neid mudida, kustutada, lisada küsimusi ja vastuse variante ise juurde. Tiit küsib, et kas 30 € on ettevõttele või objektile, see on ikka objekti kohta. Et see on siis ühe objekti nii-öelda töömaa halduse lisamoodul. Kas on veel küsimusi või kõik kihelevad juba lõunamõtetesse või on mingid jõuluüritused tulekul? Et veel on võimalus, annan teile minutikese mõelda, pool minutikest. Võib-olla me tegime ühe küsitluse ka, enne kui me seda kõike arendama hakkasime, siis üks põhiprobleem, mida objektijuhid, peatöövõtjate esindajad ütlesid, oli lihtsalt see ajakulu, mis kulub iga alltöövõtu meeskonna koolitamisele soojakuselt ikkagi pool tundi iga alltöövõtja kohta, kes siis tilguvad iga päev sinna ühekaupa uue töölõigu jaoks. Et see meie kõige tugevam väärtuspakkumine ilmselt on see, et sa saad selle sama koolitusaja 30 minutit iga päev sellest ajast ära hoida. Seeläbi, et sa saadad materjalid juba siis ette neile kodus või teel platsile tutvumiseks ja allkirjastamiseks, et aeg on raha ja seda me väga loodame, et see funktsionaalsus hoiab kokku. Ja ikkagi sarnaselt siis ka lähiriikide näidetele Soomele näiteks, kus on selline funktsionaalsus väga populaarne. Siin oli ka põnev mõte korraks, kellelgi käis läbi, et objektijuht, kui ta tahab ikkagi personaalselt enda nii-öelda puudutusega siis koolitust teha, et ta võib selle ju lindistada ja videona üles laadida, et miks mitte, et variante on väga palju, et jällegi, et inimene siis kulutab ühe korra selle 15 minutit oma elust, aga see on digitaalselt olemas, et ta võib selle kas või oma telekast käima panna ja siis pärast koguda allkirja. Et variante ja võimalusi on väga palju, kuidas neid funktsioone kasutada. Ja põhiasi ongi, et ma ise tajun, et võib-olla just see, et info on koos, ohutusallkirjade läbimine ja mingid kvalifikatsioonid ka, et see lihtsalt peatöövõtja jaoks annab nii tugeva tööriista, et kvaliteeti ja ohutust paremini kontrollida, et eriti just näiteks tööohutuse spetsialistide tööd, see kergendab kvaliteedijuhtide tööd, et sul on iga objekti kohta see info olemas ja sa saad nagu mingeid kontrolltegevusi mugavamalt teha. Mulle tundub, et kõik on ikka väga piparkoogi lainel juba, et siin vist küsimusi väga ei tule rohkem. Ma arvan, et võimegi siit otsad vaikselt kokku tõmmata, kui kellelgi on soov küsida küsimusi väljaspool seda webinari, andke tuld, lihtsalt kirjutage, helistage, vastame rõõmuga. Kui on mingeid ettepanekuid, väga-väga ootame neid teie poolt.
ja julgustame jällegi proovima, et proovige ära, et kuidas see uus lahendus teile sobib. Et kindlasti ma arvan, et pikas plaanis see on kasulik. Et kõik liigub sinnapoole, et töö liiguks objektile efektiivsemalt, vähem administratiivset koormust oma meeskonnale panna, et tegu on ikkagi kõrgepalgalise spetsialistiga, kes seal objektil on ja ta võiks selle aja panna pigem mujale, mitte ohutuskoolituste läbiviimisele. Et ma arvan, et kindlasti me saame sellega abiks olla. Minu poolt suur tänu teile igatahes, kes te osalesite, ära kuulasite ja nüüd Olav julge viimane haaraja vasta selle küsimuse ära. Kas prooviperiood on ka võimalik? Jaa, on küll. Juba siin varasemalt slaididest käis ka läbi, et kindlasti anname selle esimese kuu tasuta, et lihtsalt proovige, katsetage, et andke lihtsalt jaanuari lõpuks teada, et kui teil on mingi objekt endal soolas nii-öelda, kus seda võiks katsetada, lihtsalt kirjutage meile ja paneme prooviperioodi käima. Et kuu aega kindlasti julgelt saab katsetada. Aga ma tõmban otsad kokku ja ootan Rene ka küsib, et prooviperioodi saab ka hilisemaks saab. Lihtsalt jaanuari jooksul andke meile teada, et te olete üldse prooviperioodist huvitatud ja siis me saame selle hiljem ka käima panna, et ei pea ilmtingimata jaanuari jooksul alustama sellega. Aga kõike head teile ja ilusaid pühi!